tere tulemast kõigile. Tere tulemast kõigile täna siia meie suvisesse laivi. Ja vaatame, kas keegi veel siin koguneb ja ühineb, aga mul on väga hea meel, et meil on nii palju siia registreerunud. Meil oli täna üle 200 naise, kes tahtsid tulla suvisest kergusest kuulama ja arutlema. Ja see on kuidagi nii nagu tore, et me otsime kõik seda teed, kuidas meil saaks olla parem. Ja meie oleme siis need neljakesi siin teie juures, kes teid siia kokku kutsusid. Mina olen Kristel, minu kõrval on Lilia, Perri ja Vivian. Ja tänases laivis me tahame vaadata, kas me jõuame selle saladuse jälile, et kuidas siis tegelikult võiks olla suvi meie kõigi jaoks veel parem ja säravam ja kuidas me saaksime ennast tunda hästi. Aga ma tuletan sulle meelde, et siin on chati koht siin Zoomis ja see chati vestlus on selline, mida me ei salvesta, ehk siis ma soovitan sul kogu selle tunni aja jooksul jagada ja küsida ja kirjutada kogu aeg selles chatis oma mõtteid, oma ideid, oma tundeid. Ja me loeme, vastame küsimustele pärast, vaatame, kuhu me välja jõuame. Aga alustuseks, ole hea, jaga seal chatis kohe, et kuidas sina ennast tegelikult praegu tunned. Et kas sa tunned ennast nii, et sa tunned ennast suviselt säravana ja kerguses ja naiselikult voolamas või tunned kuidagi teisiti, päris ausalt. Ja nii kaua, kui sina seal chatis jagad ja kirjutad ja hõikad võib-olla ka oma tervituse siia, siis hakkame meie siit seda teemat arutama edasi. Ja poole pealt liitub meiega täna üks üllatuskülaline, kelle üle mul on väga suur rõõm, et ta on juba siin, ma näen, olemas meiega, aga ma tutvustan sulle teda üsna peagi. Ja täna tasub olla selle laiviga või selle Zoomi videoga siin lõpuni koos, sellepärast et kes on varem olnud, teavad, lõpus me loosime alati midagi välja ja seekord ka loosime kindlasti midagi lõpus välja. Nii et tere tulemast kõigile jagama chatis, kuidas sina ennast tunned suvises kerguses ja säras, päris ausalt. Aga naised, kuidas meie siin ennast tunneme? Kuidas sina tunned ennast, Vivian, sellel praegusel suvisel hetkel? Kui särava või kerge või kauni naiselikuna? Räägi ausalt, kuidas sa ennast tunned? Päris ausalt, ma mõtlen seda, et ma olen väga tänulik, et taliujujana ma olen saanud aastaid harjutada seda, et minu meelelu ei sõltu ilmast. Vaid et ka siis, kui on raju ilm, millest ma varem lasin ennast heituda palju rohkem, et siis ma ikkagi ühendun iseenda sisemise päikesega, küll aga ma pean tunnistama, et ma olen seda saanud palju läbi aastate praktiseerida novembris. No nagu niimoodi ikkagi talvel, aga väga, ma ei mäleta, et ma oleksin seda eales pidanud peale jaanipäeva rakendama, sellepärast, et siis on niikuinii nagu see päike ja see, kui palju on lihtsalt õhk, on mul alati tundunud, et on nii paksult sellest eluenergiast pulbitseb, et siis piisab lihtsalt õues olemisest ja juba ma tunnen, et see suvine kergus ise tuleb minusse, ma ei tea, läbi naha, raku tasandina, ma olen täidetud sellest. See suvi on olnud tõsi hoopis teistsugune ja see, kuidas enne laulupidu ma mõtlesin, et mis ma panen selgelt, kas selle kleidi või selle kleidi. Ja siis kokkuvõttes ikkagi, et väga hea soe kampsun. Et see on nagu ikkagi see küsimus, et kas nutta või naerda, siis
mis seal ikka nutta ja siis tuleb, ma saan aru, et huumor aitab alati ja ma olen saanud väga palju harjutada seda, et kuidas siis, kui on see nagu mida, et siis võtta selline läbi huumori läheneda ja see ikkagi aitab, sest et siis kui läheneda läbi huumori, siis see sagedus on, see rõõmusagedus on alati see, mis on kõrgem ja aitab mind. Aga aitäh, Vivian, sulle jagamast. Ja mulle tundub, et sa natuke nagu ise juba vastasid ka sellele, et kuidas sa ennast aidata saaksid ise selles kohas, kus sa oled. Ma võin veel vastata, see, mis mind väga aitab ja mida suvel on nii tore teha, on see, Kristel tõi meile kõigile need topeltjasmiini väiksed oksakesed. Et ma suvel nii hea meelega kasutan juhust just siis, kui on palju asju on taldrikul ja tahaks, et oleks hästi palju aega lihtsalt naudiskleda ja kulgeda. Aga siis, kui võtta väga teadlikult aeg ja minna, teha väike ring mõne jasmiinipõõsa või kibuvitsapõõsa või pärnapuu kaudu ja siis lihtsalt korraks ühenduda selle energiaga ja panna silmad kinni ja kas panna käed vastu puutüve või nina vastu seda jasmiiniõit, et see väga teadlik ja kas või mõneks minutiks iseenda sellesse täiuslikult kogu selle meid ümbritsevaga ühendusse toomine aitab mind alati. Aitäh sulle, Kristel, nende jasmiinide eest. Aitäh sulle, Vivian. Aga Terri, kuidas sinul läheb, kuidas sina ennast päriselt tunned praegu? See küsimus päriselt on siis väga asjakohane, sest kui ma vaatasin selle laivile peale ja see hetk, kui me tegelikult kutsusime teid sellele sündmusele ja kui see idee sündis, siis oli kuidagi õhus oli väga palju rohkem sellist suvist kergust, kui ma mäletan, siis oli väga raudselt oli päike ja sellist sillerdamist ja kõik oli minu jaoks ja loodusrikkust ja kõike oli väga palju rohkem. Aga tõsi ta on, et sellistes huvitavates suvistes ilmaoludes ja ma pean tunnistama, et võib-olla mul on lühike mälu või ma ei mäleta, aga ma päriselt ei mäleta ammu enam sellist suve. Et kus, kui ma räägin Hatupõisast, siis meil maja kivimüürid ka sellise väikese inertsiga soojenevad üles. Praegu midagi on juba toimunud, aga need on nagu ootel, et palun andke mulle seda päikest, et ma saaksin seda päikese ja valguse energiaga ennast laadida ja täita selle mõnusa soojusega seda toredat kivimaja. Aga ma ise pean tunnistama, et ma olen hoopis üldse mitte sellises kerguses, nagu ma tahaksin olla, sellepärast, et mind ootab lihtsalt ees midagi sellist, mis on mu jaoks täiesti tundmatu. Ehk siis, et mitte minna detailidesse, aga ma pean tegelema millegiga, mille kohta ma enamuses ei tea. Et ma pean vastu võtma nädalavahetusel selle, et ma tegelikult ei tea, kui paljusid inimesi ma võõrustan sellise suurema avaliku sündmuse puhul. Ja see on minul nagu sellise kloppinud üles sellise ärevuse ja kortisooli laine teatud määral. Et jah, et me eile just ka Kristeliga rääkisime, et selline kuidagi nii palju asju on nagu taldrikul korraga ja samal ajal, kui tahaks tegelikult hoopis päikese käes mõnuleda, hingata sisse, ujuda ja teha midagi sellist, eks ju. Et ma nüüd ei tea, mis selle internetiga vahepeal juhtus, kui palju inimesi siin üldse seda kuuleb ja näeb.
no nii, mul küll oli väga kummaline hetk praegu, kui ma samal ajal püüdsin kuulata, mida räägib Terri ja samal ajal sättida arvutist mingisugust nagu seadistust ja siis piilusin veel teisele poole Liliat, kes vahetas seal asju, et mina saan aru Terri jutust nii, et Terri on nagu tõeliselt rabelenud praegu ja olnud nagu hoopis teisel lainel, eks ole, kui see suvine kergus. Ja ma ei tea, kuidas teile, naised, tundub, et kui paljud on tundnud ennast suvel samasuguses kohas. Olete te tundnud samamoodi? Ja siis kõik justkui räägivad, et peaks kuidagi hästi ja suviselt ja kergelt tundma. Et ma uuesti ütlen, et jaga siin, kui sa veel pole jaganud siin chatis, jaga siin chatis seda oma tunnet ka, et kuidas sina tunned ja kas sul on olnud ka kunagi niimoodi. Et kas Lilian ja Lilja tahavad midagi Terrile soovitada? Midagi öelda, mis võiks Territ aidata? Doktor Unt ja doktor Märkmaa. sul on higi olemas seal. Jaa. Ma arvan, et sa võid kasutada seda võimalust ja kasutadki. Ja kasutangi, jah. Et selles mõttes jah, et jõe vees ennast laadimas käia, et minu jaoks ka ei ole see külmas vees käimine probleem. Jõgi on veel iseäranis mõnus ja kosutab praegu. Ja seal on kiilid. Ja kiilid muuseas, ma võin teile öelda, on läinud kuidagi, millegipärast on rohkem sellel aastal metsas. Nad on nagu metsaservas rohkem kui jõe ääres. See on äärmiselt huvitav. Et ja võib-olla külma tõttu või nad käituvad kuidagi hoopis teistmoodi. Kusjuures niimoodi, et isased kiilid on metsas ja emased on jõe peal. Ja mulle väga meeldis, kuidas Terri tuli siia ja ütles, oi, nii hea, et me korraldame selliseid laive, et ma saan siia tulla. Ja me panime kõik värvilisi naljakaid kleite, no minul vähemalt on naljaka, siin on draakon ja paavulinn ja tiiger ühes kohas. Ja see tõesti annab seda kergust juurde. Aga Lilja, sa jõudsid sujuvalt oma kirjukleidi juurde, et jätkasid palun, kuidas sina ennast tegelikult tunned? Mina tegelikult ennast tunnen, kui rääkida laulupeost, et see oli väga-väga võimas elamus minu jaoks ja tõesti väga võimas energia, aga peale seda ma sain karedat häält ja natukene külmatasin seal ja mul on selline tunne, on sellised füüsilised põhjused, et mis võib mõjutada minu enesetunne ja tervist, aga teine asi, et see võimas energia, ta vajab, keha vajab sellega kuidagi kohanemist. Et see on, seda ma kogen nagu mingit transformatsiooni peale sellist võimsat kogemust. Ja muidu ma olen väga tänulik ja hakkasin väärtustama ühte asja, mida ma, kuidas seda öelda, kuumast peast, kui päike paistis eelmisel nädalal, ma meie online grupis tegin sellise väljakutse, kõigepealt iseendale päikese häälestuse väljakutse, kus igal hommikul ma grupis teen sellise päikese häälestuse praktika. Ja see tundus mulle nii ilus idee, et ma teen kell 8 hommikul ja siis esimene päev paistis päike ja teine ja kolmas ja siis ma sain aru, et selleks, et kell 8 seda teha, ma pean tõusma kell 7, et kuidagi läks natukene raskeks ja siis ma mõtlesin, nädalavahetuseks ma teen kell 9 seda praktikat. Aga ikka oli raske, aga ma tegin. Ja siis ma sain seda tunnetada just, kui juba 4. päeval tuli selline hall päev täiesti välja magamata ja ma lihtsalt sain aru, kui palju energiat ma sain sellest rutiinist, et seda ma võib-olla Viviani selle ujumisega võin võrrelda, et kui sul on mingi selline distsipliin, rutiin või mingi selline praktika, mida sa teed igapäevaselt, sa ei mõtle sellele, et kas sa viitsid tõusta, kas sa
teed seda, aga lihtsalt teed, et see annab nii palju juurde, seda ma avastasin tänu sellele, et proovisin seda teha. Ja mida sa soovitaksid iseendale? Ma soovitaksin iseendale jätkata. No ma ei luba enam või ei võta endale võib-olla selliseid lubadusi, et igavesti seda teha grupis, aga ma teen seda iseendale kõigepealt. Ja soovitan seda kõigile leida mingid omad sellist rituaali, praktikat, kas või iga hommikust võimlemist. No väga hea, kui sa kasutad sealt häält, et see hääl on väga hea abiline, seda energia, kuidas seda vibratsiooni tõsta, see hääl ja võib-olla natuke tantsu, liikumist. Väga ilus, väga ilus. Mul hakkas ka meeldima see mõte sind kuulates, et see vibratsioon ja see tants ja see nagu just see harjumuse hoidmine. Et kui ma ise endale praegu vaatan otsa, siis ma tahaksin teile rääkida, kui kaunis on suvi ja kui kaunis on lill peas siin suvel ringi heljuda kleitides ja nautida naiselikult seda kõike, mida ma praegu üldse ei naudi. Ehk siis tegelikkus on see, et mina tunnen ka niimoodi, et ma olen nagu täiesti kaasa haaratud mingist valest tempost, kiirustamisest ja mul kogu aeg kipub see ühendus iseendaga ja nagu oma päris oluliste nagu asjadega kaduma. Ma kipun kiirustama, ma kipun korraldama asju seal arvutis kogu aeg, nagu ülepea arvutis. Ja see ülepea arvutis olek ei ole mitte mingi naiselik kergus minu jaoks täna. Ja siis on vahepeal sellised kerguse hetked. Näiteks laupäeva hommik, kui ma mõtlesin, et ma poen teki alla, ma ei lähe üldse kodust välja kuhugile. Ma poen teki alla, ma olen natuke nagu masenduses, halvas tujus ja endasse tõmbunud ja vaatan üldse, kuidas ma edasi siit välja tulen. Kui helistas Vivian ja ütles, et ta punus mulle pärja. Ja ma olin vihmasajust hoolimata nagu valmis sellele loomulikult järele minema läbi linna. Ja siis me läksime Liliat kohtama laulupeo rongkäigus ja sellest sai üks mõnus läbi vihmasabina nagu särav päev tegelikult. Aga muul ajal minul on selline tohutu õnnistus, mis mind aitab. Et minu õnnistus on see, et ma viibin väga palju naiste seltskondades. Kuna ma ise korraldan asju ja mul on see imeline naiste seltskond siin, kellega ma saan koos olla. Ja midagi ei ole teha, see teiste naistega koos olemine, ükskõik kui halvasti sa tunned, eriti kui sa julged siiralt tunda seda, mida sa tunned, tõstab sind välja. See on see, mida mina olen kogenud. Olete nõus minuga, naised? Absoluutselt nõus. Nad on nõus. Sest et mul on see sama, sest et minu armsad kolleegid on naised ja ma võin olla niimoodi, et no kui ma tunnen ise endas seda madalat energiat, aga kui ma jõuan tööle ja nemad seal on, siis toimub see magic, et nad ei peagi midagi lihtsalt tegema, aga nende olemasolu, et see ühine sünergia, et see juba tõstab. Ma arvan, seda tahavad kõik, see on see, miks tegelikult meestel on ka naisi vaja. On ju naised? Sellepärast, et meis on see mingisugune säde sees ja kui me alati isegi ise seda ei tunne, siis teistega koos olles see võimendub. On ju nii, naised? Ja mis nagu naistega, ma ise nagu tunnetan seda, kui naistega koos olles, mis nagu sellist transformatsiooni põhjustab, on natukene see energia, et kuna naiste emotsioonid käivad üles ja alla ja mida rohkem aeg edasi, seda rohkem sa saad aru, et vahel on nii, et sa ise väga palju seda kokteili ei saa suunata, et vahepeal saadetakse sulle sellised hormoonikokteilid, et sa pead millegi toredaga hakkama saama, eks ole.
aga naiste seltskonnas toimub see, et kuna kõik naised on kogenud neid emotsioonilaineid ühel või teisel moel, on kogenud neid üles-alla liikumisi, vahel kogevad neid päeva jooksul mitmeid kordi, siis tänu sellele, kui neil on arenenud, on neil arenenud ka see võime märgata ja tolereerida ja nii-öelda hoida ja lubada seda ka teistes naistes ja selles on minu jaoks nagu tegelikult see võluvits või võti, et miks jagamine on niivõrd tervendav ja oluline ja üles tõstev naiste seltskonnas on see, et seal on automaatne mõistmine, automaatne toetus ja automaatne ülendus juba sellest, et keegi on sinu jaoks olemas ja kohal ja kuulab. Ja kes te siin kuulate meid, et jaga palun, et kas see, mida me rääkisime, kas midagi sellest kõnetas ka sind? Et mis oli meie 4 jagamises see mõte, mis ka sind kõnetas, et kas oli midagi? Et ole hea, kirjuta selles chatis. Ja ma avastasin just, et meil on chatis selline naljakas korrektor peal, et ma kirjutasin siia väga kummalisi sõnu, sellepärast et see korrektor korrigeeris kiiresti mu sõnad mingiks valedeks sõnadeks. Aga ma loodan, et sa said aru ja jagasin chatis, et kas midagi kõnetas ka sind nendest meie lugudest. Ja ma tahaksin siia nüüd kutsuda meie tänase üllatuskülalise. Ja meie tänane üllatuskülaline on selline, kellega mul on temaga üks hästi nagu selline imeline, võib-olla esimene emotsioon temast on see, et alati käivad temaga kaasas lilled ja kergus. Ma ei tea, kas nagu, kuidas teie tunnete naised, aga ei ole väga palju naisi, kes oleksid sellised, et alati, kui sa neid kohtad, siis sa kas näed temaga koos või sa mõtled temaga koos olles lilledele. ja kergus ta loob väga paljudele naistele erineval moel, aidates siis väga paljusid naisi ja ma kutsun siia praegu meiega jagama natuke seda kerguse ja suvise sära teemat Mai-Liis Kivistiku, kes on siis kes toetab naisi väga palju just nimelt selliste nagu kosmeetika ja looduskosmeetika teemadega, loomuliku ilu esiletoojana ja abistab siis ka näojooga abil täiesti loomulikul moel seda kergust ja sära endas taas leidmast, et tere tulemast, Mai-Liis! Tere! Nii tore on teid rõõmsalt värvilisena seal vaadata. Väga armas ja mul on hea meel, et sul on see pärg peas, milles ma alati olen harjunud sind esinemas nägema. Ja pärgasid on mul palju ja mulle meeldib neid tuua välja ka, sest mulle tundub, et läbi aastate tegelikult väga paljud naised tahaksid lilli kanda. Väga tore oli näha, et laulupeol ju kandsid väga paljud, on ju. See oli justkui see, et nüüd ma võin tulla kandma, aga muul ajal tundub nagu veider, et me sildistame seda tihti, et värviline või pärgadega ma võin olla siis, kui ma olen väike, on ju. Aga tegelikkuses arhetüüpidesse ei tasu minna, on ju, aga meis kõigis on ju seda värvilist poolt ja seda lillelist poolt ka, et kui meil on tunne seda kanda, siis mina alati julgustan rohkem värve kandma ja isegi need, kes armastavad musta, halli ja valget, siis ma alati ütlen, et ja küll, sa ei pea panema seda pärga pähe, aga pane värvilised sokid. No keegi ei näe neid, aga sul on endal hoopis teine tunne, on ju. Ja ma küsin siia vahele, et naised, kes te meid kuulate, et millal sa viimati punusid lillepärja omale pähe või kandsid lillepärga peas, et ole hea, nii põnev oleks, kirjuta siia chatti, kas sa mäletad seda või ei mäleta või oli see alles nüüd nädalavahetusel, et ole hea, jaga siia. Aga Mai-Liis, kuidas sina ennast sellel suvel tunned ja kuidas sinul selle suvise sära ja kergusega on täitsa isiklikult praegu läinud? Mina esimest korda ei saa üldse aru, et suvigi on, sest tavaliselt on juunikuu minu graafikus kõige rahulikum olnud.
siis sel aastal lihtsalt ei ole, kogu aeg toimub midagi ja nüüd, kui vaatad kalendrisse, siis tegelikult on meil juulikuu juba poole peal. Noh, päikesest me, eks ole, ei räägi midagi, et selles mõttes natukene veider on minul ka, kuigi ma alati ütlen, et tavaliselt mind aastaajad ei mõjuta. Aga kuna meie talv oli selline, kuna mina ise olen Tallinnast pärit, on ju, teised võivad vastu vaielda, aga siin Tallinnast oli suhteliselt sügis, oligi selline sompus, porine, lumetu, on ju, päikesest ei räägi midagi, siis tuli kevad peale, suhteliselt sarnane, nüüd meil on selline vihmane suvi, et kõik on selline üks toon. Et kuna me enne värvidest rääkisime, siis aastaajad minu jaoks toovad ka värvi ja kui seda ei ole, siis tõesti tekib selline tunne, et midagi on nagu valesti või peaks vahepeal välismaal käima, et seda kontrasti saada. Aga muus mõttes ikka, ma arvan, tempo on tempo ja kuidas seda ise hoida, siis see naiselikkus ja ka see puhkus mahub siia sisse ära. Aga mida sa iseendale soovitaksid või kuidas sa iseennast aitaksid natuke rohkem sellesse vastu pidama selles mitte suves ja hoidma just seda naiselikku sära ja seda üleval? Mis sind aitab? No mind aitabki see, kui mida porisem ja sombusem väljas on, seda värvilisem olla ise. Kuigi jah, kes on võib-olla Maivistikut vahepeal jälginud siin, siis põhivärv on mul ikkagi roheline, on ju. Aga just need pärjad ja ka näiteks kimonod, mida peale panna, mis lendlevad, et tegelikult ka annavad endale seda positiivsust ja nad annavad ka välisele maailmale. Sest nii tihti tegelikult ka, ma tean, et arvatakse, et eestlased ei julge teistele öelda, aga tõesti ma võin öelda, et nii tihti tullakse minu juurde ja öeldakse, sul on nii lahe kimono või sul on nii äge pärg. Ja see on see väike asi, mida märkab see inimene, kes on ise samal lainel, eks. Et ma julgustan ka sind, kes sa vaatad või kuulad, teistele ütlema, kui sulle midagi meeldib. Ja tegelikult see teeb mõlema päeva heaks. See teeb ju selle heaks, kes ütleb ja see, kes ju saab selle toreda sõnumi, eks. Et tegelikult väikse asjaga saab selle sompu silma kohe ära muuta. Ma olen sinuga väga sama meelt, et ma väga kutsun üles kõiki naisi nagu ütlema ja jagama seda, et on ju naised, et see on nii oluline. Me oleme seda minu arust omavahel teinud siin neljakesi, kuna me saame aasta läbi korra nagu igal nädalal peame koosolekut ja siis me oleme nagu üksteisele seda ütlemist teinud alateadlikult alati, eks ole ju nagu üksteise tõstmine. Ja ma ütleksin, et alateadlikult mind teadlikult. Ja see on nii oluline, see on nii palju aidanud vähemalt meiga, et aitäh, et sa selle nagu välja tõid. Aga Mailis, ma tean, et sa oled teinud kosmeetikabrändi Maivistik, mis on puhas loodus, nagu ma aru saan, ma olen seda ise kasutanud ja seal on üks mu lemmikkreemidest. Ja ma nime ei mäleta kahjuks, sest see kulus purgi pealt ära. Aga kas sina oled just seda naiselikku sära ja seda kergust ka oma selle kosmeetikabrändi juures silmas pidanud või mida sa nagu selles raames naistele soovitad, et ma tean, sa oled palju töötanud taimedega ja sellise loodusega, et tuua loodusest välja see vajalik, mida me just nagu meie nahk ja meie sära vajab. Et ühesõnaga räägi sellest osast ka. See on nii tore, et Häppik, mis siis ongi nagu eestistatud versioon õnnelik olemisest, näokreem on sul lemmik, eks. Ja tegelikult ta meeldib ka paljudele, sellepärast, et seal on angervaks sees. Ja angervaks on ju väga paljude naiste lemmiktaim. Aga ma arvan, et see naiselikkus, ma ei ole kunagi mõelnud selle peale päris ausalt, et teeme nüüd hästi naiselikult. Sest minu taust on tegelikult, ma olen lõpetanud IT bakalaureuse, väga mehelik ala. Ja võiks ju mõelda, et seal edasi rassides ongi see füüsiline pool. Lisame siia ette, et ma olen teinud tegelikult tantsusporti pool oma elu, eks. Et jällegi selline mehelik, võidame, suuname, pingutame, on ju. Aga see taimede osa iseenesest loob selle naiselikkuse. Esiteks see, et jah, ma olen palju töötanud, et saada need õiged koostised. Aga ma arvan, et see võti peitub hoopis selles, et iga päev võttes endale 10-15 minutit. Vahet ei ole, kas on peegli ees, kas on kuskil mujal, kas või ainult nägu kreemitades või kas või ainult keha õlitades. Sa juba saad selle kontakti iseendaga.
ja see on see naiselik osa, sest olgem ausad, mehed ärkavad hommikul üles, hea, kui nad juuksed ära kammivad, nad lähevad juba uksest välja, pole probleemi, eks. aga naistena, kui sa võtad selle hommikul hetke, sul on päev juba teistmoodi häälestatud või kui sa võtad selle õhtul ette, sa võid mõlemat pidi teha, siis õhtul on see justkui sellest kiirest tempokast elust maha astumine. ja just see 10-15 minutit mängib nii palju. Sa võid panna ka mõne hea muusika peale, kuna mina ise väga palju sellist tehnilist muusikat ei armasta, mis nii-öelda raadiost tuleb, ma pigem käiksin live-kontserditel, siis mulle meeldib vaikus. aga just see väike massaaž on ju, kas või väike vajutamine, keha peal samamoodi. me tahame puudutust, see ei pea olema alati teise inimese puudutus. aga mulle tundub, et me unustame hästi tihti selle ära, sest ma olen nüüd tegutsenud üle 5 aasta ja iga kord, kui ma kuskil töötoas küsin, no nii naised, te võite ka praegu vastata või mõelda, kui paljud teist oma keha kreemitavad või õlitavad igapäevaselt. no see kätemeri, ma ütlen, on väga selline tagasihoidlik. ja siin on veel huvitav nüanss selle poole pealt, et vene rahvusest naised ja eestlased lähevad natuke lahku siin, seepärast, et kui on rohkem venelasi, siis nemad tõstavad rohkem kätt. Neil on justkui nagu ema ja vanaema poolt rohkem seda antud, et võtta aega ka endale. See on täiesti lubatud. Ja mina ei tea, kuidas meil eestlastena on niimoodi läinud, et ära jumala eest ennast pane esikohale. Kõigepealt on töö, siis on sul mingid koolid, siis on lapsed, siis on lemmikloomad, siis on tädipojad, täditütred. Kõik see on olulisem. Ja siis, kui sa jõuad koju, sa ei jaksagi midagi rohkem. Siis sa mõtled, ma lähen magama, homme teen. Homsest saab 3 kuud, siis saab 3 aastat, siis saab 10 aastat mööda ja järsku sa kirjutad mulle, ma tahaks tulla bukaalsesse süvakoe massaaži. Tore, võtan su vastu, aga me saame seda kõike ennetada ja hoida iseennast. Üks pool on see väline, mis on hästi palju rõhutatud, sest me ju naistena ikkagi tahame väga head välja näha, ükskõik mis vanuses, aga teine pool on see sisemine. Sest kui sa võtad selle 10-15 minutit, su stressitase ka langeb. Ja stress on tegelikult number 1 asi, mis meid vanaks teeb. Ma olen täiesti nõus sinuga, Mailis, et on ju nii naised. Ja ma arvan, et kõigil on selle kohta nagu mingeid lugusid jagada, aga ma küsin, Mailis, et sul on üks väga põnev tegevus veel, mis aitab naistes kergust luua ja nagu sa ise ütlesid, et see väline ilu on ikkagi ka, eriti kuidagi suvel, tahaks ju nagu ilus välja näha ka, eks ole. Ja sul on üks hästi põnev tegevus, ma tean, et sa tegeled näojoogaga. Et kas sa jagaksid paari sõnaga, et miks see võiks hea olla, see näojooga ja kas see päriselt siis nagu aitab ka või on see nagu pigem raske töö hoopis enda nagu kehaga, mida tuleb teha kogu aeg, et üks kohustus juures või on see kuidagi teisiti? Siin ma valetaksin, kui ma ütleksin, et see ei ole üks kohustus juures, kindlasti on, aga tegelikkuses see näojooga sõna on võib-olla liiga kerge kogu selle teema kohta või nagu sellesse suhtutakse, et mõned harjutused ja siis ma ei tee või teen või mis see ikka on. Aga kui me vaatame nägu süvitsi lihaste poole pealt, siis meie pealmised lihased, eks ole, silmaringlihas, frontaalis siin otsmikul, suu ümber, need on kõik miimilised lihased. Ja nüüd, kui me kasutame oma miimikat, ehk siis me oleme emotsionaalsed olendid, eriti naistena, ma usun, et kõik on tajunud seda, siis meile jäävad ju ka jooned sinna, kus me oleme emotsioone tundnud. Ja kui me tahame, et see kortsupõhi ei oleks nii sügav, ma ei ütle, et sa saad kortsudest lahti, aga kui sa tahad kortsupõhja tõsta, et see oleks vähem silmapaistev, siis seda me saame teha näoharjutustega. Ja sinna juurde ka näolihaste vabastamisega, sest tihti arvatakse, et nägu vajub ainult sellepärast, et näolihased ei ole treenitud. Tegelikkuses on siin ka see teine pool, et osad näolihased on väga üle töötanud. Kui me võtame näiteks siit põse pealt, on ju siin taga on suur masseteri lihas, ta kinnitub ülemisele ja alumisele lõualuule ja see on tihti üle töötanud, mis tähendab, et lihas on hästi lühike. Ja nüüd, kui ta tõmbab siit selle lühikeseks, siis võib juhtuda see, et mõni meist krigistab öösel hambaid. Mõnel on siin võib-olla mõned lõuaprobleemid, näiteks lõug läheb lukku, aga see võib minna sinna välja, et kuna siin kõrval, selle masseteri kõrval on temporaalis selline oimu lihas, see pinge läheb siia ja siis meil tekivad pinge peavalud.
et üks pool jah, on see ilus esteetiline pool, et me saame näojoogaga kortsupõhja tõsta, kortse vähendada, vereringet parandada, lümfitööd parandada. Aga minu jaoks palju põnevam pool on just see sisemine pool, et kui palju pinget me saame kust maha võtta, kuidas me saame näopooli ühtlustada, näiteks suunurgadeks, mõnel on üks pool rohkem vajunud kui teisel või silmanägemine, et tegelikult need harjutused on väga võimsad, lihtsalt jällegi päriselt ka üks lisakohustus, mida sa pead iga päev tegema, ütleme selline 10-15 minutit. No 10-15 minutit ei ole ju tegelikult väga palju, oleme ausad naised. Et me kulutame ilmselt palju rohkem aega sellele, et ennast nagu pingesse ajada päeva jooksul. On ju naised, olete minuga nõus? Ja ma ei tea, kuidas sa, Mailis, tunned, kas see oleks üks väike pisikene harjutus, mida sa saaksid meile juba täna siin kohe näidata? Või on seda palju küsitud? Ei ole palju küsitud. Okay. Aga siin on pigem see küsimuse koht, et mis piirkonna harjutus see olla võiks? Väga hea küsimus. Aga ma see sama lõualuu. Lõualuu või laup või? Lõualuu või laup See, tuleb. mis väga pinges on. Naised, pakkuge teie ka, mis piirkond näos võiks olla see, mille kohta me Mailiisi käest palume ühte hästi lihtsat ja kiiret harjutust. Et kirjutage siia, aga seniks ma ütlen ühe sellise saladuse ka, et Mailiis teeb meie naiste heaolu festivalil tegelikult töötoa, mille pikkus on vist tund ja 15 minutit, umbes nii oli, ja selle jooksul ta jõuab rääkida meile väga palju suuri ja väikesi nippe ja sealt me saame päris põhjalikult, ma usun, teada sellest, et kuidas siis erinevate nagu piirkondade ja nende nagu pingetega näos ja siis näopiirkonnas hakkama saada peapiirkonnas. Ja saame siis osa sellest Mailiisi väikesest maagiast ja ma usun, et festivalipäeval ta tutvustab ka oma imekreeme, võtab mõned kaasa sinna festivalile, millest minul on õnnestunud osa saada. Nii, aga küsitakse meil siin ka veel lõualuud ja kas laup või lõualuu ja harjutus lõuaalusele ja lõualotile ja lõualuu või oimu koht. No nii, Mailiis, mida sa valid? Ma arvan, ma valin selle loti, sest ta läheb lõuaga samasse kategooriasse ja tegelikkuses võib-olla siin jälle mõtlemiseks see, kuidas sa oma mobiiltelefoni hoiad. Sest kui me varasematel aastatel, ütleme 30 aastat tagasi, võisime vaadata, et lõualott tekib tavaliselt kas ülekaalu või ümara näoga, siis tänapäevaks juba on nii, et peaaegu üle ühe inimesest on lõualott, sellepärast, et me hoiame oma telefoni kogu aeg all ja kogu aeg tõmbame niimoodi. Ja siis, kui sa kogu aeg teed näiteks 4-5 tundi, vaatad telefoni alla ja mina ütlen, tee 5, 10 või 15 minutit harjutusi, no siis ei töötagi, sest su harjumus on vale, eks. Et näoharjutuste puhul tasub mõelda ka sellele, mis on su ülejäänud harjumused, eks. Aga ma arvan, et selle lõua ja siis lõualoti harjutuse, ma näitan sulle oma lemmikharjutuse, sest minu missioon on nüüd niimoodi, et ühel hetkel ma tahan olla autoroolis punase tule taga ja kui ma vaatan kõrvale, siis keegi teeb mulle seal kõrval autos selle vastu. Siiamaani ei ole seda veel juhtunud, nii et nüüd ma loodan kõik, kes siin vaatavad, kaasa teevad, et sa hakkad tegema. Nii, kõik need 200 naist, kes registreerus seda laivi vaatama, siis Mailiisile valgusfoori all vastu tegema. Just. Ja sellega ma näitan sulle ju ka, et sa võid ükskõik kus neid harjutusi teha. Sul ei ole tegelikult peegli ees vaja istuda. Nüüd kõigepealt sa hingad sügavalt nina kaudu sisse, jälgid, et su õlad on kõik vabad, selg võiks olla ka natukene sirutatud, mitte et sa kuskile vastu toetaksid. Ja nüüd välja hingates sinu lõug proovib tulla õlaga nii kohakutti, kui saad, et sa tunned, et su kael hakkab venima. Keel tuleb välja ja ots tuleb üles. Nagu puudutaksid oma nina. Ja siis hingad sisse, tuled tagasi keskele ja välja hingates jälle teine pool. Lõug liigub nii kaugele õlaga kohakutti, kui saad. Keel välja, ots üles. Ja tagasi keskele. Ja siin on hea, et ma vähemalt 4 naist
5 naist näen pildis, väga hea, aga siis kõik ülejäänud mustad ruudukesed, ma ei tea, kuidas sa tegid, aga tihti on niimoodi, et kui ma ütlen, lükka keel suust välja, siis tehakse nii. No jumala eest ma ei julge, sest see läheb täpselt samamoodi sinna väikse lapse või väikse tüdruku kategooriasse. Nägude tegemine ei. Vastupidi, mida kaugemale sa keelt lükkad, mida rohkem keel tuleb üles, sa tunned, kõik need väiksed lihased siin all lähevad töösse. Meil on vaja seda tööd siin. Ja teine asi, kui sa nüüd võib-olla esimese korraga ei tundnud, aga kui sa pärast hakkad harjutama, siis märka ka seda, et ühele poole su kael liigub palju rohkem kui võib-olla teisele poole. Sest meie pooled on ka ebaühtlased, eks. Aga mida rohkem sa hakkad harjutust tegema, liigutama, siis sul ka õlavööde tegelikult tänab sind selle eest, eks. See oli nii hea harjutus, aitäh sulle, Mari-Liis. Meile väga meeldis üksteisele keelt näidata. Ja kodus päriselt see oli äge. Ja mina tabasin ära, et mu õlad tahtsid pea pööramise ajal üles tõusta hoopis sinna kõrvade juurde. Täitsa selliselt automaatselt, et meil on selliseid toredaid automaatseid nippe. Aga aitäh, Mari-Liis, selle hea harjutuse eest. Ja jää meiega veel siia, et me kohe palun sinu abi ja võib-olla palun sul veel lõpetuseks midagi öelda natukese aja pärast. Aga ma küsin korra meie käest siin ruumis, et nüüd mida meie siin lõpetuseks, enne kui me hakkame loosima ja otsi kokku tõmbama, et mida teie ütleksite nüüd soovituseks naistele, et mis võiks olla see, mis päriselt aitab seda sära hoida ja mida teie soovitate? Et kas Vivian tahaks aidata ühe soovitusega? Mina võin öelda Mailisile selle sama lõualuti kohta, et mina juba aastaid mulle väga meeldib ja ma olen ka tegelikult, ma olen aru saanud, et seltskondades, kus mulle väga meeldib taldrikuid limpsida, sest ma olen leidnud, et see peaks olema ju kokale kõige suurem kompliment. Ja ma olen seda teinud no vahel restoranis ma küsin, et kas sobib ja siis on ettekandja vaimustuses ja kokku kutsutakse välja. Ja vahel ka lihtsalt, kui ma olen mõnes laagris või seltskonnas, siis mulle meeldib taldrikuid limpsida ja see, kuidas inimestes ma olen aru saanud, et nad on läbi selle, siis ma olen julgustanud teisi ka taldrikuid limpsima ja see on väga hea, just kõik need samad lihased saavad väga hästi toonusesse. Ja see on aidanud just täiskasvanud naistele üle saada mingisugustest lapsepõlve, kuidas neil on öeldud, et kas sa saad ja et ühesõnaga mingitest tabudest, mis istuvad nii sügaval meis sees, kui ometigi taldriku limpsimine peaks olema selline täiesti süütu ja tore ja nagu kompliment kokale tegevus, mis ei peaks olema taunitud, mina leian. Nii et taldriku limpsimine iseenesest minu arust, see on nii tore tegevus ja siis sellega võib tekkida ka hasart, et kas ma saan, et kui midagi, mis on juba taldriku kujunud, see veel eriti tõstab toonust, sellepärast, et see keele otsaga püüad selle ikkagi sealt kätte saada. Viviani soovitus kõikidele naistele suviseks kerguseks on praktiseerida taldriku limpsi. Või üksinda kodus ja julgemad ka mujal. Ja julgemad ka restoranis ja mul on tegelikult öeldud, et ühes seltskonnast üks naine, kes tegelikult elab Soomes ja siis ta ütles, et ta Helsingis restoranis ja see oli veel selline aknaalune laud ja siis kuidas kokk oli valmustades. Ühesõnaga, et minu arust võiks seda trendi ka, nii nagu sina soovid, et kui sa valgusfoori ees vaatab vasakule paremale, et naised teevad seda, et siis võiks samamoodi olla see teretulnud praktika restoranides, et kokale kõige suurem kompliment on limpsitud kald. Mul on selline hea mõte kohe siia peale, et me võiksime teha naiste festivalil selle, et kellele toit maitseb, see lakub oma taldriku ära keelega ja siis selle järgi saaks kohe teada, et kas toit maitses või ei. Noh, alati kõik ei pea ju maitsema, on ju. Aga kui maitseb ja meil võiks seda täitsa turvaliselt saada teha festival.
ja et see võiks olla võtame kavasse. sest et ma tegelikult mõtlesin, et nii tore oleks teha taldriku limpsimise töötuba ja siis rääkida kõike seda, täpselt sedasama, et millised lihased on toonuses ja kuidas see mida kusagil mõjutab. Ühesõnaga see, mis tegelikult mitte ainult taldriku limpsimine, aga kõik see mängulisus, mida me lastena tegime loomuldasa ja mis elu jooksul on kuidagi, mis iganes kihtide alla ühiskonna, perekondliku, keegi on kunagi öelnud, et nii ei tehta, on nende tõttu jäänud edaspidi tegemata. Ja nüüd ma räägin, nagu Mailis tegelikult peaksin rääkima sinna kaamerasse, et kõik see mängulisus, mis kunagi on sind ennast sütitanud, siis just sellise halli ja kargevõitu suves on väga hea meenutada, et mis on see, mis elu jooksul sul on pannud silma särama ja tekitanud seda lapselikku, et seda peab tegema. Väga äge, selle me võtame Vivian. Mitte selle peale me võtame, et selle võtame. Ja Terri, anname sulle viimase selle. Viimane. Okay. Ma tegelikult tahtsin Mailisile öelda seda, et tegelikult me ei ole kohtunud seal autoroolis punase taga, sest harjutused, mida mina punase taga praktiseerin, ei ole vist täpselt nagu joogaharjutused, need on nagu face heat harjutused. Aga siis ma teen neid ka selles mõttes nagu sellised, et ma nagu hoian siin mingeid käsi nagu paigal ja niimoodi, et järelikult me ei ole kohtunud. Sest ma teen seal imelikke nägusid ja vahel vaatan nagu, kas keegi nüüd vaatas, et mida ma teen. Aga õnneks on need sellised suhteliselt nagu nähtamatud liigutused. Ja kui näevad, mis siis oleks? No lihtsalt teinekord vaatad, et mida kes näevad. Aga kui nüüd tulla selle kerguse teema juurde tagasi, mängulisus on, me oleme selle kõik täiega käivitunud sellest mängulisest energiast, mis tõi siia see harjutus ja see teema ja taldriku limpsimine. Aga kui tahta anda sellist suvist soovitust, aga see võib-olla ei ole ainult suvine soovitus. See on üks minu lemmiksoovitus siis küpses eas naistele on see, et õpi võtma oma tegevuste vahel pause. Mis tähendab seda, et isegi siis, kui sa tead, et mingisugune major deadline või tähtaeg on nagu ootamas, ja ma ise ütlen seda endale igapäevaselt tegelikult ja planeerin ka nii, kuidas ma vähegi suudan, sest mul on üks tore inspireerija kodus, minu enda mees, kes mulle seda aeg-ajalt ütleb, et kuule, võta nüüd siia vahele mingi paus. Et ei pea tegema kogu aeg kas multitaskingu tasandil, et üks asi on kuskil pooleli ja midagi tegema, mis on teatud inimtüübile nagu väga omane, kes mina näiteks olen. Aga see on tohutult oluline võtta lihtsalt see mingi paus. Ja kui sa selle pausi näiteks täidad sügava hingamisega, siis sa oled endale teinud väga suure teene, sa oled seljatanud siis seda naiste jaoks kurikuulsat hormooni kortisooli või lahustanud seda või proovinud teda siis oma selles hormoonikokteilis vähendada kortisooli stressihormooni osakaalu. Ehk siis pausid ettevõtmiste vahel ja sügavad hingetõmbed oma tegemiste vahel. Ja selleks ei pea võtma palju aega. 3 minutit, aga selline, et sa oled selle pausi sees, oled selles pausis kohal ja siis päriselt ei ole käes isegi mitte telefon, ei tee isegi mitte näojoogaharjutusi, vaid lihtsalt on kandev, puhas. Väga äge. Selle võtame ka. Selle me võtame ka, ja Lilia. No, mina tänan selle harjutuse eest, võtan tõesti käsile seda taldriku limpsimist, ma harjutan ka, aga autoroolis mulle meeldib ka häält praktiseerida, et koos igasuguste nägudega, et võib ka kas või lihtsalt häälitseda midagi või laulda mingi laule või soovitan sulle lihtsalt võtta endale mingi, näiteks afirmatsiooni või fraasi, näiteks mida sa pakud. Ma olen ilus. Et laula siis.
ma olen ilus, ma olen ilus, ma olen ilus, la 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 la. et sa võid iga päev endale võtta lihtsalt uue hiti selle päeva jaoks. Aga seda ma tunnistan nendest pausidest ka, et kuna mina olen nii õnnelik inimene, nagu me kõik oleme siin nii õnnelikud, et mul on lemmiktöö olemas ja lemmiktegevus, lemmiktöö, kus ma teen üritusi, ma naudin täiega seda muusikat, seda, mis ma teen, minu imelisi kolleege, kaasteelisi. Ja kui ma tulen koju, siis minu töö jätkab arvutis ja minu kodukontor on minu arvutis ja kui ma astun minu sellest kontorist välja, siis ma olen minu armsas köögis, kus ma teen süüa oma perele, endale ja siis ma koristan ja see nagu rattas, kus ma olen seal, see ei lase mul kuidagi peatuda ja väga raske just leida sellist pausi, see tõesti 10-15 minutit, ma proovin seda sisse ehitada, see autosõit või midagi sellist, et see aitab või mingi selline väljakutsekohustus, mida ma kellelegi olen lubanud. Ainuke asi, mida ma tean, et ma täiesti puhkan siis, kui ma kuskile sõidan ära. Ja kui ma sõidan ära, siis ma unustan isegi, kes ma olen, millega ma tegelen täiesti, et siis tuleb täielik selline ümberlaadimine, et minu jaoks see reisimine on väga tähtis just sellepärast, et seal ma saan seda pausi ja mida ma soovitan, et planeerida oma reise ja oma puhkusi ja kõiki enne, kui sa väsid ära. Sest siis, kui sa väsid ära, siis see tähendab, et liiga hilja, et siis sa ei saa nautida seda puhkust. Seda ma kogesin suvel, kui ma läksin puhkusele ja kohe jäin haigeks. Siis ma sain aru, et ma pean ikka planeerima puhkust enne, kui ma jään haigeks ja väsin nii ära, et enam ei jaksa puhata isegi. Ja millisest suvest me räägime? Aga samas muidu on selline, mida ma pakun, selline maailmapilt, et see ei tähenda, milline suvi, aga see on oluline, mis muljetega sa seda täidad oma suve. Et võib isegi ühe päeva elada nii, et sul on nii palju kohtumisi, suhtlemisi, selliseid kehalisi aistinguid või laule või tantse, mis iganes, mis on sinu jaoks tähtis, jah? Aga sa saad selle ühe päeva või 2 päeva niimoodi täita nende elamustega, nii et sul on vähemalt midagi meeles peale sellist suve, mitte ainult pilved, mis seal on. Sest pilvede taga alati see päike on olemas ju. Ja kunagi ta tuleb. Ainult, et ta kipub meelest ära minema, kui ta ennast vahepeal ei näita. Ja aitäh sulle, Lilja. Ja ma ise, nii nagu ma enne mainisin, et see teiste naistega koos olemine ja kuidagi mina soovitan, et leia need oma naised, leia need oma inimesed, kes sind toidavad. Sest ilmselt sa oled juba elus tähele pannud, et kõikide inimestega koos olemine ei tõsta sind. Osade inimestega koos olemine on selline, kus sa pigem nagu annad endast rohkem, kui sa vastu saad ja tunned ennast pärast väsinuna. Aga et leia need inimesed, kellega koos sa tunned kergust. Ja kuidagi suvel on eriti tore ju leida neid inimesi. Ja muidugi selleks me korraldamegi seda oma festivali ka, et seal saaksid nagu täiskasvanud inimesed leida uusi sõbrannasid, sellepärast et väga tihti me muidu kooliajast saadik nagu neid uusi sõbrannasid leida, kust me ikka leiame, et toidupoes ei lähe ju mingi ägeda naise juurde või ütlema, et kuule, et sa oled hästi äge, et hakkame sõbrannaks. Et äkki sa oled minu inimene ja võib-olla ei ole ka veel lõpuks. Et see leia oma inimesed on see minu üks soovitus selleks suveks. Aga me tahtsimegi tegelikult lõpus ju loosida ka midagi ja loomulikult me tahame loosida naiste festivali pääset. Sellepärast, et me päriselt ise usume siiralt, et sellest saab see koht, mis aitab sind kergusesse.
ja mis aitab sellest suvest nagu selle rõõmu ja selle nagu suve päris väärtused meelde jätta, et luua selle suve meenutuse. Aga tead, mis mul tuli meelde, et me korraldame ju suvekontserte Pärnus ja Viljandis, äkki lisame loosimisse? Lisame. Jah. Aitäh, Liivia. Mis kontserdi me loosime? Meil on 5. augustil Pärnu Hans Zimmer, kus kõlab orel ja kongid Eliisabethi kirikus. 6. augustil on seesama Hans Zimmer Viljandis Pauluse kirikus. Siis 13. august on Pärnu Arvo Pärt, kus viiul, klaver ja kongid, ja 21. august on Viljandi, ka sama Arvo Pärt. Et sa võid kirjutada, kuhu sa tahaksid või on sul võimalik tulla, no näiteks Viljandi või Pärnu ja mis kontserdile, ja siis paarid pileteid igale kontserdile. Jaa, väga äge. Naised, kes tahavad minna kontserdile, mina luban, et need kontserdid tõstavad. Ma olen ise käinud palju Liivia kontserdidel. Me kõik alati, kui võimalik. Ehk siis kirjuta kas Pärnu, Viljandi. Kas Hans Zimmer või Arvo Pärt? Jah, või kirjuta mõlemad. Või võib kirjutada ka lihtsalt Pärnu. Kirjuta Pärnu või Viljandi ja siis me loosime ja anname nüüd hetke inimestele aega kirjutada, aga senikaua, Mari-Liis, äkki sa ütled omalt poolt siia sellesse teemasse, mida sa veel tahaksid naistele võib-olla suveks öelda või soovitada või kogu sellesse teemasse? Annan sulle sõna. No mina tahaksin öelda seda, et enneta. Mul täna hommikul käis just massaažis üks tore naine, ta oli 82 ja ta põhirõhk sõnumil oli, et ma naudiksin seda, et ma olen noor, sest siis on kõik veel hästi. Nii et ma annan selle siin edasi, sest ükskõik mis vanuses me oleme selles hetkes kõige nooremad, kui me oleme, eks. Edasi me ju kogu aeg läheme vanemaks. Ehk siis mida varem sa hakkad enda vastu hea ja hell olema, seda kiiremini sa saad tulemused. Ja siin ei ole vahet, kas sa alustad 25, 55 või 80, eks, sa saad teha muutuseid. Kui sa nüüd tahad näojoogaga alustada näiteks 80 või 70, siis arvesta lihtsalt sellega, et 40 alates meie luutihedus ja lihastihedus hakkab vähenema, seega mida aasta edasi, seda keerulisem on saada kiiret tulemust, aga me saame alati toetada lümfitööd, vereringet ja naha värvi muuta, eks. Et sealt me saame alati tulemusi päris kiiresti. Aga oluline on see, et alusta kohe, alusta täna ja luba endale see aeg. Sa ei pea selleks kodus olema, kui sa tunned, et kodu võrdub sul tööga, sa võid teha ka mujal, mis iganes on need harjutused, mida sa teed, need sobivad sulle, aga lihtsalt tee. Väga lahe. Mailis, kas sa ütleksid meile nüüd ühe numbri, mille alusel ma saan lugeda kontserdipiletite võitja? 15. Ja ütle, kas ma hakkan lugema ülevalt või alt? Alt. Alt, nii. Väga hea. Naised, kas teil on midagi öelda? Mina hakkan lugema. Mul oli ennem mõte rääkida sellest, eelmise aasta festivalil see südames nii-öelda tõusmise või laskumise, kuidas pidi me seda tahame vaadata, kas ülevalt poolt või alt poolt on ju see energia või see, mis tõi väga paljusid naisi sellisesse lihtsa olemise kergusesse. Naiste festivalil me tegelikult läheme nagu sellisesse omamoodi režiimi. Me tuleme välja sellisest igapäevasest parem olemise või võistlemise vajadusest. Ja seal, kus me oleme ainult naised oma vahel, vabaneb väga palju pingeid igal tasandil juba sellest, et naised ei pea oma vahel kuidagi konkureerima ega võistlema, et seal me tuleme kokku selleks, et üksteist ülendada, tõsta ja nautida nii endaks olemise, julge olemise või ka teiste toetamise
ja ka miks mitte tarkust ja inspiratsiooni ilm. Aitäh ja mul on nüüd olemas välja loetud võitja, nii et Eveli, kes sa kirjutasid Viljandi, palju õnne sulle, kontserdipiletid on sinu ja palun peale seda laivi kirjuta meile email, siis me saame sulle edastada info, et piletid on siis 2, eks ole, et kontserdile on alati 2 lõbusam tulla kui üksinda ja palju õnne. Aga nüüd ma küsin, kes tahab siis naiste festivalile tulla 9.–10. augustini Hatu mõisas ja kes tahab tulla, pane siia nüüd kirja, ükskõik kas jaa või sina või tahan või ja ma hakkan senikaua, kuni teie kirja panete, siis ma küsin Mailiisi käest, et Mailis, kas sa oskad paari sõnaga öelda, et mida sul on plaanis selles töötoas täpsemalt jagada või sa ei taha seda saladuskatet kergitada? Ikka tahan. No me võtame ette näojooga põhialused ehk siis räägime, mis osadest näojooga koosneb, natukene kummutame müüte ja teeme harjutusi ka, et tavaliselt minule selline kuiv teooria ei meeldi, ma ikkagi tahan alati panna inimesed ise tegema, sest samal ajal kui sa teed, siis sa ka mõtled teistmoodi ja sa jätad meelde. Et üks asi on see, et kui me istume ja kirjutame ainult teooriat, siis väga väike protsent jääb meelde, aga kui me teeme koos läbi, räägime seosed lahti, siis tõenäosus on suurem, et sa hakkad päriselt kodus ka praktiseerima. Ja selle jaoks ma sinna tulengi, et uus ports naisi leiaks tee näo, ütleme siis harjutuste või näo hoolduse juurde. Aitäh sulle, Mailis. Mulle see endale see praktiline osa väga meeldis, sest mulle ka tundub, et näojoogas raamatut lugeda on nagu üks asi, aga seda ise päriselt teha annab hoopis teise nagu efekti. Jaa, aga kas naised me toome veel midagi välja, et mis võiks olla üks asi, üks põhjus, miks tulla meie festivalile senikaua, kui veel need, kes soovivad loosis osaleda, kirjutavad? Pange naised teie sealt kirja, kes tahab veel tulla. Ma arvan, et minu jaoks eelmisel aastal see tagasiside, mis me saime nendelt naistelt, kes seal olid, tõi mulle veel ehedamalt kohale selle, miks me seda kõike tegime. Just seesama, nagu Terri ütles, et kuidas naised tundsid seda naistega koos olles, kuidas toimus see ülendus ja et kuidas toimus see koosloomise maagia ja see, kuidas naised omavahel suhestusid ja kui palju tegelikult vahetati ka komplimente ja just see, et inimene, kes on arvanud nagu ennast pidama, et ma olen siin tagasihoidlik ja mis nüüd mina ja ikkagi kasvatus ja kõik see, kust see tuleb. Et siis, kui keegi ütles talle, et sa oled nii inspireeriv ja see, mida sa just ütlesid, et see mulle läks nii korda, et siis, et see, kui palju seda palli siis põrgatati vastastikku väravatesse, kuidas toimus see üldine ülendus, seda tagasisidet saada oli minu jaoks, siis ma sain aru, et see on see. Ja see, mis nagu selle aasta festivaliga kaasa tuleb, on minu jaoks 2 hästi olulist märksõna, on vabadus ja julgus. Julgus olla vaba ja vabadus valida julgus. Olla see, kes sa oled. Et minu jaoks on selle festivali nagu selline vibratsioon on hästi palju seotud vabadusega ja ma armastan vabadust ja ma leian, et vabadus on ka midagi sellist, mida kõik naised väärivad. Kas võtame? Võtame, selle me võtame. Ja kuna see toimub Lõvi väravates. Just! Siis see on see, sest et Lõvi ei küsi kellelgi, et vabandage, et kas nüüd tohib nõirata? Lõvi väravad, täiskuu. Perseiitide sadu, mida veel võiks tahta? Pirmalised. Tegelikult meil esinejaid on veel. Ja esinejad, inspiratsioon. Üks asi, mis minule võib-olla väga sümpatiseerib selle festivali jooksul on see, et seal on aega.
ma ei ole kindel, kas mul korraldajana on väga palju aega, aga osalejatel on aega. Me oleme selle kava kokku pannud nii, et meil ei ole seal selliseid nagu lühikesi ja kiireid nagu asju, et sa pead tormama. Me oleme jätnud aega suhtlemiseks, aega natuke süvenemiseks, sest mulle tundub, et aeg on kõige suurem defitsiit kogu aeg, et siis festivalil me jagame aega rõõmuga. Ja aega söömiseks. Ja aega söömiseks. Ja sumisemiseks. Sumisemiseks, ja. Mina arvan, et me peame lubama ka päikest ja soojust. Lubame. Et me lubame kindlasti värve. Ja lubame. Värve ja soojust, südamesoojust esikohal. Seda me lubame 1000%. Ja kuna see esimene kord meie jaoks oli selline suur esimene väljakutse, praegu ma mõtlen, et kuidas me üldse julgesime seda teha. No kuidas, et mingi selline jõud pani ja toetas meid, aga seekord me teeme seda juba teadlikumalt ja teeme seda veelgi ilusamaks, veelgi värvilisemaks ja veelgi soojemaks. Jaa, aitäh naised. Ma nüüd küsin, kas selle peale keegi tahab veel festivali piletit loosida? Kas me esinejaid ka ütleme? Teie võite öelda esinejaid, aga meil hakkab aeg on päris palju otsa saanud, et tegelikult esinejaid meil saab lugeda kodulehelt. Ja kodulehel on, mis meie koduleht on? Naistefestival.ee. Naistefestival.ee. Koduleht töötab. Koduleht töötab sellel aastal. Ja mõned esinejad veel lisanduvad. Ja mõned on puudu, nii et tasub seal käia jälgimas. Mõned üllatusesinejad tulevad sinna üles. Aga ma küsin Mailiisi käest uuesti seda numbrit nüüd. Et kas, ma küsin kõigepealt, kas ülevalt või alt? No teeme nüüd ülevalt. Teeme nüüd ülevalt. Ja mis on see number, keda ma siit hakkan lugema soovijatest, kes tahaksid festivali pileti võita? Pileti siis 2 päevaks Hatumõisas, mis sisaldab siis kõiki töötubasid, kõiki öist kontserti, õhtuseid tseremooniaid, kongiööd ja kõike, mis iganes seal kõik on. Mul ei ole meeles kunagi, mis meil kõik seal on, sest seda on nii palju. Nii, Mailis. 7. Väga hea. Trummipõri. Nii, enne kui ma selle välja ütlen, kas te tahtsite öelda veel esinejatest mainida kedagi, kes eriti nagu oluline oleks? Mulle selle laulupeo valguses muidugi Kristiina Hind. Ja puhkuse valimise valguses Krista Lensin. Mina ütlen oma praktikas, mida ma mõtlesin, et ma häälega ei tee, ma luban seda au, mitte kohustust, aga seda au meie kallile Avele. Ise tahan ka seda nautida, aga mina teen suht keerutamist. Väga põnev. Ja see võitja siit number 7 altpoolt lugedes soovijate... Ülevalt 7. Ülevalt oli 7. Ma lugesin valesti siis. Nii, tagasi. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kairi Tronk. Palju õnne sulle, Kairi. Meil on rongad on siin akna taga, just oli. Kui äge. Palju õnne, Kairi, sa oled võitnud festivali Pääsme 2 päevaks. Ja suur tänu kõigile naistele. Kairi kirjutab pärast kindlasti e-maili peale meile, siis saame detailides kokku leppida. Ja mul on selline tunne, et kõik, kes siia kirjutasid, et tahavad tulla, ma päriselt väga tahaks teile kõigiga kokku saada, on ju naised? Jaa, täiega. Teeme teile ühe hea pakkumise. Mis teeme? Ehk siis me saadame teile tegelikult kõigile, kes võib-olla ei julgenud ka öelda või kes veel ei jõudnud otse vaatama, saadame e-maili peale ühe pakkumise, mis on väga hea. Ja sellepärast, et me tõesti tahame, et need,
kes tunnevad, et see on neile, kes tunnevad, et tahavad osa saada sellest koos loomisest naistega, sellest kergusest ja luua seda ühte suvemälestust erilisemat enda jaoks, päriselt oma, et need saaksid sellest osa. Ja Mailis, sa oled armastusega oodatud töötuba läbi viima ja aitäh sulle, et sa täna meil siin nii toredasti kaasa lõid ja minu eriline tänu, et sa neid asju üleüldse teed. Aitäh sulle. Aitäh teile. Ja aitäh, naised, et ma saan teiega koos seda läbi viia ja aitäh kõigile meie kuulajatele, vaatajatele. Ja aitäh, Kristel, seda ruumi hoidmast. Ja kohtumisteni siis Naiste festivalil. Naiste festivalil, just. 9. ja 10. augustil Hatu mõisas. Ja tšau!